tere, mina olen Ines Karu-Sala The River Company üks asutajatest. Käesoleval aastal valiti Tallinn Euroopa roheliseks pealinnaks ja sellega seoses oleme meie otsustanud intervjueerida põnevaid emmesid, kes peavad lugu jätkusuutlikust elustiilist ja nõnda aidata tõsta teadlikkust. Mul on rõõm enda kõrval tervitada mitme lapse ema ja lauljat Helen Randmetsa. Helen, sul on 4 last, 3 poissi ja imeilus väikene Freia. Kuidas sa igapäevaselt hakkama saad, toime tuled? Aitäh küsimust! Seda küsimust on väga palju küsitud ja eks mida rohkem seda küsitakse, siis seda rohkem ma hakkan ise ka mõtlema, et aga kuidas ma siis saan hakkama, sest ega mul ei ole mingisugust kindlat vastust sellele. Et eks see käib üldjoontes nagu ikkagi see laste elu ümber ja kui mul siin juunikuus oli Nexuse tuur, no siis ma mõtlesin, kuhu ma siis veel paigutan mingid oma asjad, aga eks see käibki hästi palju ümber nagu nende igapäevaselt ja kui sul ongi see aeg selle jaoks ja mis mul tegelikult ju on, siis saab hakkama. Tuleb toime? Yeah. Poisid aitavad? Poisid aitavad ja väga palju, et nad kodustes tegemistes ma olen leidnud neile väga palju funktsiooni, kuidas nad koduelu saavad siin aidata nii mind söögi tegemisel või tubade koristamisel või ka pesu sorteerides. Ja kui õhtusööki vaja valmistada on, aga samas Freia tahab ainult minus üles rippuda, siis ma olen ka neile pannud Freia ette ütlenud nii, et kui te tahate, et õhtusöök saaks valmis, siis nüüd on vaja Freiaga tegeleda. Aga nad teevad, ütlengi, kuna Freia on praegu 9-kuune ja ta suhtleb niivõrd palju tagasi, siis temaga on tegelikult nendel ka juba toredam järjest rohkem, et teevad neile lolli nägusid ja siis ta kohe nagu reageerib ju nendele ja et selles mõttes on neil motivatsiooni küll. Sa oled olnud nüüd meie rendiplatvormi kasutaja, kui ma ei eksi, üle 6 kuu. Ja, ma olen küll pool aastat olnud, ma ise ka arvutasin just kokku. Kuidas on sinu kogemus olnud? Minu kogemus on olnud väga positiivne, et mulle väga meeldib, et River Company asjad tulevad alati tekstiilijäätmetest tehtud siis karpides, on ju. Et see juba on väga positiivne alati minu jaoks. Aga ma olen selles mõttes väga palju kasutanud sellist varianti, eriti mul on meeldinud reisides, kui näiteks pead minema meile siis külmal ajal talvel näiteks soojale maale ja siis sul on selline ideaalne variant, et muidu kui ma telliks siis need lapsele kleidikesed ja mütsikesed, siis paari kuu pärast nad oleks juba väiksed, aga et on võimalus rentida need selleks ajaks ja see on nagu super variant. Aga muidu ka üldse ma olen nagu tellinud, et mul on umbes kapis, ma arvan, pooled Freia püksid või podid, mis on igapäevaseks kasutuseks. Näiteks pooled on mul siis enda ostetud ja pooled on mul siis renditud. Et minu meelest see on nagu super lahendus, et ma saan ka erinevaid brände näha ja testida, kui ka samas ma hoian rahaliselt kokku ja üleüldse säästan nagu igatepidi maailma selles Tekib hea tunne hinge. Kuidas on pesemisega lood? Kas sind on hirmutanud ka see, et riietele võivad plekid peale tulla või kuidas sa selles osas toime tuled? Mind alguses väga hirmutasid need ja ma ka küsisin sult kohe esimene küsimus enam-vähem oli see, et mis siis saab, kui mingi plekk tuleb peale, sest et beebiga, no tal alguses küll ta on rinnapiimal, aga ühesõnaga beebi väljaheitid on alguses sellised, et need plekid on seal sellised, ma ei tea, kas neid saab kõiki ära. Mina tegelikult oma podidelt vahest ei olegi saanud, et ma imestan, et ma tegelikult alati ikkagi Riveri podidelt, ma ei teaks nägin rohkem vaeva või ma ei tea, aga nendelt ma sain alati kõik plekid ära, et mul ei ole ühtegi sellist plekki nagu jäänud. Ja et selles mõttes ja Riveri selle rendikarbiga tuleb siis ka kaasa kohe vastav õpetus, et kui tõesti sul on seal plekk, mida sa tunned, et ei saa maha, et kuidas siis seda võiks maha saada. Et see annab ka hästi palju sellist julgestust nagu juurde. Tore kuulda. Mul Jerese poolt siis meil väikene selline juhend ja mitte, et asja keerulisemaks muuta, aga pigem just tahetakse, et sul kliendil oleks võimalikult lihtne kasutada ja oleks seda hirmu, et mis siis saab, et kohe on mõeldud selle peale, et ahah, näe, palun, et me aitame sind. Ja samas, kui isegi plekki ei saa, siis ma saan aru, et River Company'l on väga agarad töötajad, kes võtavad seda ise sealt välja. Jah, tegelikult statistika on, et 90% kõikidest asjadest saab välja, et tegelikult isegi kui sina ei saa, siis ära selle pärast üle muretse, vaid et tegelikult meie saame sind aidata hiljem, kui asjad tagasi meile jõuavad.
sul on 4 last ja asju tekib tohutult palju. Mis sa nendega teed? mul tekib tõesti asju palju ja enamikke ma hoiustan omal garaažis kastides erinevates suurustes, sest et poiste asju me ikkagi, need lähevad ikkagi niimoodi ühe käest teise kätte ja olen aru saanud, et vanemale pojale asju ostes tasub korralikud asjad osta, sest et kõik järgmised peavad neid ka kandma, et muidu nendest jäävad järgi räbalad ja noh, jalanõud peavad ka olema korralikud. Et selles mõttes mul on ikka niisugune tugev taaskasutussüsteem nagu sisse juba töötatud vähemalt poiste puhul, et tüdrukuga ma natuke naudin seda, et ma kindlasti saan osta oma roosat mannavahtu, mida ma olen aastatega oodanud. Aga selles mõttes ma naudin ka seda, et ma saan rentida erinevaid asju, sest et ma rendin tihtipeale ka niisuguseid asju, mida ma muidu ei ostaks võib-olla, et siis või mingeid jopekesi või tagikesi näiteks, mida sa nii palju ei kasuta igapäevaselt, aga et siis see tundub nagu niisuguse plusspunktina või boonusena, et näed, et mul on ka selline variant ühesõnaga. Just, ja nüüd tegelikult on sinust saanud ka ju rendile andja, et paljud asjad paned ise renti. Ja mulle tundus see väga huvitav variant kohe ja ma kohe alguses väga erutusin selle pakkumise nii-öelda sellise variandi peale, et ma just mõtlen, et minu beebiriided saavad ka kellelegi kasulikud olla, et noh, ma ei jätaks neid nagunii endal kuskile kasti seisma, aga et muidu ma viiks nad anonüümselt kuskile, ma ei tea, taaskasutusse või et kuna mul sõbrannasid ka hetkel ei ole, kellel tüdruk-beebit just oleks, et siis minu arust see oli nagu super variant, et muidugi see, et ma selle pealt reaalselt kunagi saan mingit rendiraha, nii-öelda see raha, et see on nagu lihtsalt boonus, et sellepärast me ei tee seda, aga et lihtsalt pigem on see hea meel, et ma saan nagu ka aidata esiteks River Company laienemisele üldse abiks ja et ta on ka nagu julgustab teisi, et saab ka enda oma riideid nagu renti. Annad oma panuse ringmajanduse edendamisesse ja teadliku inimesena see paneb südame hästi tundma. Muidugi, et see on nagu väga hea tunne on seda teha. Kas on veel mingisugune selline kasutegur või hirm, mis alguses sinu otsustamist mõjutas? Eks see oligi põhiline see, et kas ma neid riideid kuidagi ära ei riku või kuidagi, aga mis andis väga palju tegelikult sellist kindlustunnet juurde, oli see, et ma avastasin, et Riveri lehel oli välja toodud, et tegelikult juba selle rendihinna sees on tegelikult ka kindlustus olemas. Ehk siis, et kui ma tõesti peaks midagi juhtuma, et siis tegelikult see riie on juba kindlustatud, see riide ise. Ja samas see jutt tegelikult on ka kõik, kui sa rendid paki, siis selle jutt on tegelikult juba kõik seal vastavate lehtede peal kirjas, et ära ei ununeks. Et selles mõttes on see nagu super variant igatepidi, et see nagu tegelikult kaotab igasuguse minu kui kliendi nagu hirmu tegelikult ära, et ma saan need plekid välja sealt ja kui tõesti midagi juhtub, siis see tegelikult on juba kindlustatud. Kas sul on mingi soovitus oma fännile, kes nii-öelda võib-olla mõtleb taaskasutuse suunas lasteriideid testima hakata, rentima hakata, aga veel natukene kahtleb? Ma kindlasti soovitaks alustada lõpuks ometi, et mitte kahelda ja alustada. Et see ei ole üldse midagi nii keerulist, kui tundub ja kõik hirmud, mis on seoses siis selle rõiva laenutamisega tegelikult, see nii-öelda riskifaktor on seal nagu olematu, et ongi, seal on kindlustus peal, seal on nagunii nii-öelda need plekid saab 90% kindlasti välja. Kui ise ei saa, siis teised teevad seda sinu eest, on ju. Aga et see on tegelikult super lahendus nagu ja igatepidi, et sa saad oma rahakoti pealt nii-öelda kokku hoida, et sa ei pea nii palju riideid kokku ostma ja pluss veel on see taaskasutus, mis on tegelikult kõige suurem nii-öelda üldse selle asja juures kõige suurem nagu moment, et sa saad taaskasutada nagu ja aitad sellele kõigele kaasa. Aga suur aitäh, Helen, et sa tulid ja oma kogemust jagasid ja julgustada aitad teisi emasid, kes veel mõtlevad rendile võtmise peale ja et sa meil olemas oled. Aitäh! Aitäh sulle!